Oled kuulnud nimedest nagu Gemini, Vertex AI, Notebook LM ja pea hakkab kohe ringi käima. Sa pole absoluutselt üksi. Tundub, et Google on lahti pääsnud terve AI tööriistade tulevärgi, visates korraga letti üle 30 uue asja. Aga ära muretse, just sellepärast me siin olemegi. Selles ülevaates harutame selle keerulises asipundra lahti ja teeme sellest selge ja arusaadava teekaardi. Ja tead, see tunne on täiesti õigustatud. See tsitaat siin, see tapab ikka täpselt naelepea pihta. See ongi alguses üks suur ja keeruline puder, aga just selleks me siin olemegi, et see pudrukaus sinu jaoks samm-sammult selgeks teha. Okei, mis meid siis ees ootab? Siin on meie plaan. Kõigepealt vaatame, kuidas AI-st saab sinu isiklik abiline, siis teiseks sukeldume uurimistöö sügavustesse, kolmandaks laseme loovusel lennata piltide ja videotega ja neljandaks vaatame, kuidas see kõik sinu igapäevatööd lihtsamaks teeb. Ja mis kõige olulisem, lõpuks räägin sulle täpselt ära, kuidas sa saad kõike seda ise ja kohe proovima hakata. Alustame siis esimesest peatusest, isiklik AI-assistent. Ja kuule, unusta need vanad kohmakad juturobotid, me räägime siin milleski hoopis muust. Mõtle pigem isiklikust abilisest, kes elab vaikselt sinu telefonis ja arvutis ja on alati valmis appi tõttama. Ja selle maailma kuningas on Gemini. Mõtle temast kui oma digitaalsest ajust või juhtimiskeskusest. See pole lihtsalt mingi juturobot, millelt küsida, mis silm väljas on. Ei. Gemini tõine supervõime on see, et ta pääseb ligi su Gmailile, Drive'ile ja kalendrile ning suudab kõik need omavahel rääkima panna. See on see, mis muudab kõik. Aga mida see päriselt tähendab, eks? Näiteks, selle asemel, et paaniliselt oma tuhandete meilide seast lennuinfot otsida. Sa lihtsalt küsid Geminilt, aga lähme veel sammu edasi. Kujuta ette olukorda. Su postkastis on 5 pikka juriidilist jura täis meili üürelanjalt. Selle asemel, et tunde oma elust raisata, ütled sa lihtsalt Geminile, kuule, võta need meilid kokku ja pane kõige olulisem info nagu üürihind tabelisse. Mõtle korraks, kui palju aega ja peavalu see kokku ajab, see on ju uskumatu. Aga oota, see pole veel kõik. On olemas asi nimega Gemini Canvas. See on põhimõtteliselt su isiklik kirjutamispartner, kes aitab tekste lihvida. Aga siis on Gems ja see on minu meelest täiesti geniaalne. Sa saad luua endale pisikesi spetsialiseerunud AI-eksperte. Näiteks ütled talle, okei, sina oled nüüdsest mu personaaltreener ja ta hakkabki su toitumist analüüsima. Või sina oled mu keeletoimetaja ja ta järgib täpselt sinu stiili. See on AI isiku pärastamine, täiesti uuel tasemel. Okei, isiklikud abilised on lahedad, aga liikume nüüd natuke tõsisema teema juurde. Uurimistöö. Järgmised tööriistad on mõeldud just selleks, et minna sügavamale kui tavaline Google'i otsing ja leida infot, mida sa saad päriselt ka usaldada. Ja siin astub lavale Notebook LM. Selle kõige olulisem omadus, ja palun kuulake nüüd hoolega, on see, et ta ei lähe suvaliselt internetti uitama. Ei, ta kasutab ainult neid dokumente, mille sa ise talle ette söödad. See on nagu su isiklik raamatukogu hoidja, kes loob ainult neid raamatuid, mis sa talle riiulist annad. Ja tulemus 0 väljamõeldud fakti, 0 hallutsinatsiooni, see on absoluutselt asendamatu tööriist igale tudengile, teadlasele või juristile. Aga nüüd tuleb midagi täiesti pöörast. Notebook LM-il on funktsioon nimega Audio Overview. Ja see teeb midagi, mis on lihtsalt uskumatu. See teeb sinu dokumentidest taskuhäälingu. Ja, sa kuulsid õigesti. 2 tehislikku häält hakkavad sinu materjalid üle arutlema, just kui see oleks mingi raadiosaade. Mõtle sellele. Sa teed õhtusööki ja samal ajal kuulad, kuidas AI sinu uurimistööd sulle lahti seletab. See on info omandamine, täiesti uues kuues. Ja kui sul on vaja minna päriselt süvitsi, siis on olemas Deep Research ja see on teadlikult aeglane. Kui teised AI-d sülitavad vastuseid välja sekunditega, siis see tööriist võtab endale aega lausa kuni 20 minutit. Ja miks? Sest ta ei anna sulle lihtsalt kiiret vastust. Ta käitub nagu sinu isiklik uurimisagent. Kammib läbi 100 allikaid, analüüsib neid ja kirjutab sulle põhjaliku viidetega raporti. Põhimõtteliselt teeb ta sinu kohvipausi ajal ära töö, mis sinul endal võtaks terve nädala. Okei, aitab sellest tõsisest uurimistööst. Lähme nüüd loovaks. Järgmine peatus on pühendatud tööriistadele, mis teevad sinust, põhimõtteliselt disaineri ja videoperaatori. Ja parim osa, sa ei pea olema elus ühtegi disainiprogrammi avanud. Sul on vaja ainult ühte asja, ideed. Lihtsalt vaata seda kirjeldust siin. Annad sellise teksti Google Flow'le, mille taga on uus veomudel ja Palm, ta loob sulle filmi kvaliteediga videoklippi. Lihtsalt niisama. Mõtle korraks, mida see tähendab turundajatele, sisuloojatele või kellele iganes, kes tahab oma lugu rääkida. See on ju puhas revolutsioon.
ja täpselt sama maagia toimib ka piltidega. Unusta ära keeruline Photoshop ja igasugused kihid ja tööriistad. Uue Imagen 3 mudeliga sa lihtsalt räägid pildiga. Sa ütled, pane mind randa ja ta teebki seda. Või näiteks, kuule, eemalda see vana diivan siit ja pane asemele moodne sinine. See ongi fototöötluse demokratiseerimine. Võimas tööriist on nüüd kättesaadav absoluutselt kõigile. Hästi, loovus on tore, aga lähme nüüd tagasi argipäeva, sest tõde on see, et AI on juba vaikselt pugenud nendesse tööriistadesse, mida me kõik iga päev kasutame. Gmail, Docs, Sheets, nii et vaatame, kuidas see aitab meil lahti saada nendest väikestest, aga tüütutest ülesannetest, mis meil aega röövivad. Kui sa kasutad Gmaili või Docsi, siis oled võib-olla märganud seda väikest lillat tähekese ikooni. See on Help me write ehk aita mul kirjutada nupp. Ja tead, mis selle suurim väärtus on? See kaotab ära selle tühja lehe sündroomi, selle hirmu, et ei tea, kust alustada. Sa lihtsalt ütled, mida öelda tahad ja AI kirjutab sulle esimese mustandi valmis. Nii lihtne see ongi. Ja see sama loogika jätkub tegelikult igal pool. Näiteks Google Sheetsis sa ei pea enam valemeid pähe tuupima. Sa lihtsalt küsid tavalises eesti keeles, kes tegi eelmisel kuul kõige rohkem müüki. Ja siis minu isiklik lemmik, Google Slides, sa annad talle oma teksti ja AI kuundab sulle terve esitluse, valib värvid, pildid, kõik. See on nagu sul oleks oma isiklik graafikudisainer tiimis, kes kunagi ei maga. Ja nüüd tööriist, mis võib muuta kõike. Selle nimi on Google Opal. See on sinu võimalus ehitada omaenda automaatset tööprotsesse, ilma et peaksid kirjutama ühtegi rida koodi. See Lego analoogia siin on tegelikult ideaalne. Sa ei pea teadma, milline klots kuhu käib. Sa lihtsalt kirjeldad, millist maja sa tahad ehitada ja AI teeb selle sinu eest valmis. Mõtle korraks võimalustele. Süsteem, mis näiteks salvestab automaatselt kõik meilimanused õigesse kausta ja saatab sulle siis Slacki teate. See on nagu su isiklik automatiseerimisinsener. Okei, ma loodan, et su pea on nüüd igasugused ideid ees. Aga tekib see kõige olulisem küsimus. Kust ma siis pihta hakkan? Nii, liigumegi nüüd teooriast praktikasse. Siin on sinu esimesed konkreetsed sammud. Ja esimene küsimus on tihtipeale raha. Kas tasuline versioon on oma hinda väärt? Vaatame kiirelt üle. Tasuta versioon on täiesti suurepärane, et asjaga tutvust teha ja maitse suhu saada. Aga tasulise versiooni tõeline väärtus, see, mis su elu päriselt muudab, on just see ühendus sinu Gmaili ja Docsiga. Plus Deep Research funktsioon ja need personaliseeritud gemsid. Ja lisaboonusena saad 2 terabaiti pilveruumi, mis iseenesest on juba päris hea diil. Aga kõige olulisem nõuanne, ära ürita kõike korraga selgeks saada. See ongi see viga, mida paljud teevad. Lihtsalt alusta. Siin on 3 ülilihtsat sammu, mida sa saad teha, põhimõtteliselt kohe praegu. Ära lükka seda edasi. Need on nii lihtsad, et võtavad vähem kui 5 minutit. Aga ma garanteerin, et sa saad selle esimese vau-elamuse kätte. Ja enne kui me lõpetame, üks väga oluline mõte. Palun pea meeles. Tehisaru on tööriist. See on haamer, mitte arhitekt. Sina oled endiselt boss. Sina juhid ja sina otsustad. Nende tööriistade eesmärk ei ole sind asendada. Nende eesmärk on sind vabastada nendest igavatest ja tüütutest ülesannetest, et sina saaksid keskenduda sellele, mis on päriselt oluline. Olgu see siis loovus, strateegia või lihtsalt inimestega suhtlemine. Ja päris lõpetuseks küsimus sulle. Mõtle korraks ühele väikesele, korduvale ja natuke tüütule ülesandele oma igapäevaelus või töös. Kas tuli meelde? Nüüd küsi endalt, mis oleks, kui sa saaksid selle juba täna AI-le anda?